Kinnitage turvavööd. Alanud on Petrone Prindi Reisid ja raamatud podcast. Mina olen Meelike, olen Minu Hollandi autor ja minu ees aurab tass ilusat rohelist teed. Minu kõrval istub Maarja Jano, kes on Minu Tokyo autor. Tere, Maarja! Tervist! Ja räägimegi Jaapanist, eelkõige Tokyost, siis praktilisest vaatenurgast, et Jaapan on populaarne reisikoht ja kellelt siis veel küsida, kui mitte Minu Tokyo autorilt. Esmalt räägi natuke endast, sest kes on raamatut lugenud, esimene raamat lõppes sellega, et olid Jaapanis, Tokyos ja epiloogiga raamat andis teada, et sa kolisid oma, tsiteerin, samurai perekonnast pärit abikaasaga Eestisse ja tema peab nüüd selle eesti keele, kultuuri, lume, süldi, kama, saunaga hakkama saama, et natuke, mida sa praegu teed, et nüüd oled siis Eestis? Jah, ja sellest on juba möödas aastaid, et nüüd ma olen olnud kauem Eestis, kui ma olen olnud Jaapanis. Mu mees on olnud kauem Eestis, kui mina olin Jaapanis. 10+ aastat. Ja see otsus Eestisse tulla oli hästi nagu järsk, aga hästi kindel tookord. Ja samas oli hästi palju hirmu, et mis saama hakkab, aga nüüd saab öelda, et mina olen õnnelik, aga abikaasa on ka õnnelik ja hästi kohanenud Eestis. Et räägib eesti keelt ja töötab Eesti ettevõttes ja kõik nagu paistab, et sujub. Ja mina leidsin endale tegevust ikka Jaapaniga seoses, et see Minu Tokyo uus epiloog, kui see teine trükk välja tuli, seal ma loodan, ma kirjutasin, aga see mõte oli see, et mingis mõttes ma sain Jaapani kohta nii palju rohkem teada Eestis elades. Sest ma hakkasin töötama Jaapaniga seoses, mul tekkisid töösuhted Jaapaniga seoses, et ma varem olin Jaapanis selline külaline või klient või perekonnaliige, siis nüüd ma järsku olin Jaapanis klienditeenindaja või töö nagu partner. Ja see näitab Jaapanit hoopis teisest küljest, aga minu põhiteema on Jaapani import ja eksport, et ma Eesti tooteid ekspordin Jaapanisse ja Jaapanist impordime praegu väga maitsvat rohelist teed ja matchat. Raisen Zen on meie bränd. Ja muuhulgas ma õpetan jaapani keelt ja ühesõnaga kõik on endiselt Jaapaniga seotud. Ja mida Eestist siis Jaapanisse? Eestist Jaapanisse läheb mett, läheb öko puhastusvahendeid, läheb erinevaid selliseid unikaalseid oma looga kaupasid. Et sellised, millel on nagu kvaliteet kõrge, aga mis on ka väga sellised, et seal on veel midagi lisaks sellele, mis nagu jaapanlasel silma särama paneb. Et jah. Rõõm kuulda. Minul on hea võimalus sinu käest küsida reisinõu, sest ma lähen 2 kuu pärast Jaapanisse. Tokyo on siis esimene sihtkoht ja ma arvasin, et kelle käest siis veel reisinõud küsida, kui mitte sinult, et olen planeerinud reisi märtsi lõpp, aprilli algus. Kas see on hea aeg või natuke vara, natuke hilja, kes tahab kirsiõisi vaadata, et millal on kõige parem minna Jaapanisse, eriti just Tokyosse? See on üks neid põhihäid aegu. Seal on väike nüanss on selle kirsiõite vaatamisega on see, et kuigi seal antakse iga aasta täpne prognoos, et millal täpselt sel aastal need kirsid õitsevad, siis võib juhtuda, et kogemata läheb midagi teisiti, lähed valid oma selle lennupiletit täpselt õigeks ajaks, ja siis kirsid on lõpetanud õitsemise või pole veel päris alustanud. Sest kirsi õitsemise aeg on väga lühike periood, kas paar nädalat äkki, nad on täies õies ja siis kõik kukub. Aga mis võib päeva päästa on see, et Jaapan ongi ju nii-öelda põhja suunas ja lõuna suunas hästi pikk.
et kui täpselt seal Tokyos näiteks ei taba seda kirsiaega ära, siis on võimalik minna kusagile nii-öelda teise kliimasse, no kas või mägedesse on ju, et kus on natuke jahedam, et siis seal võib-olla veel õitsevad või vastupidi minna kusagile nagu lõuna poole, kui veel ei õitse, et saab niimoodi timmida seda reisi, et see kirsiõite aeg on hästi-hästi ilus, aga lühike. Ja selle kirsiõitjaga käib kaasas jaapanlaste puhul suur joomine ja rahvamassid. ehk et lähebki pargid, mis on kauneid õisitäis ja kirsiõitja võlu on ju see, et seal lehti või rohelust üldse ei ole, et ongi üleni valge või roosa. Ja siis on seal kirsside all on siis sinised kile sellised pikniku kiletekikesed ja siis inimesed oma õlle ja ma ei tea, sakega ja siis lällavad seal, et see on nagu osa komplektist. Mingites kohtades ja mingites kohtades on teisiti. Et see on väga ilus aeg minna enne kirsse, kusjuures, kas see nüüd võib olla veebruar, on ploomiõied, millest räägitakse palju vähem, aga mis on ka väga ilusad, on ploomiõite aeg. Ja kui rääkida, et mis on head aastaajad, siis kui sealt edasi minna, mai algus on kehv, sellepärast, et siis on kuldne nädal, kogu Jaapan reisib, kõik on umbes ja ummikus. See on vist mai, tavaliselt 10 esimest päeva ja aprilli lõpp, mai algus, see natukene muutub. Ja siis edasi mai teisest poolest läheb nagu hästi soojaks Jaapanis, aga see meie mõistes ikka nagu mõnus suvi. Nüüd juunis tavaliselt on see vihmaperiood, mis Jaapani puhul ei tähenda tingimata lausvihma, see võib tähendada lihtsalt, et taevas on hall ja sombune ja õhuniiskus on hästi kõrge, et see ei tähenda, et ei ole nii katastroof, kui lähed juunis ja mõtled appi nüüd iga päev, ei pruugi olla, aasta on erinev. Aga mõte on see, et jah, taevas on hall ja selline natuke vihmane seis on. Ja siis juuni lõpust juulist hakkab kerima palavus ja juuli teisest poolest läheb asi väga õudsaks, augustis on väljakannatamatu ja veel pool septembrit on ka väljakannatamatu eestlasele üldiselt. Et jälle ma räägin natuke Tokyo keskselt, et muidugi võib minna Hokkaido saarele, mis on Eestiga sarnase kliimaga ja nii edasi, et oleneb, kuhu sa reisid, aga kui me võtame niisuguse klassikalisema esmakordselt Jaapanit külastava inimese valiku, et siis need suvekuud on ikka väga-väga rasked seal eksisteerida. Et see oleks nagu niisuguses aurusaunas oleksid pidevalt. Ja kuidas talvekuud on, november, detsember? Ja siis ongi nii, et september tõenäoliselt veel natuke palav, aga Eesti suvi, oktoober on täiesti suvi meie mõistes ja nüüd november on veel ka ilus, aga ja detsember on ka ilus ja november, detsember on siis see teine aeg, millal Jaapanis on kõik imetlevad midagi ja see on see värviliste lehtede imetlemise aeg. Et kui on kevad, on see kirsiõite traditsioon, siis värviliste lehtedega on ka nagu oma traditsioon ja need on tõesti hästi ilus, inimesed jällegi lähevad massidena, aga kuna see aeg on pikem, siis ei ole nii hull, et kui sa valid selle koha või ajastu, kas või et mitte nädalavahetus, aga nädala sees külastad mingit kohta, et siis on ikka nagu hingamisruumi. Ja see minu lemmikaastaaeg Jaapanis nagu külastuseks on sügis. Just nimelt november, mis on Eestis alati see kõige koledam kuu ka, et siis kontrastiks Jaapanis see on võib-olla isegi kõige ilusam kuu, et võib vabalt minna november, detsembri algus. Kas lennupiletite hindades on ka näha, et kui on see kirsijooaeg, on nad kallimad, suvel, kui on kuumus, on odavamad, oled sa kursis? Seal mingi variatsioon on, et märts-aprill on ikka piletid kallid ja nüüd ma ei tea, kuidas, üks asi on see, kuidas jaapanlased ise reisivad, et neil on see mai algus ja siis neil on august on jaapanlastel reisimiskuu tegelikult. Et kas, oleneb, et kus sa alustad reisi, et võib-olla siit poolt minna, see ei ole nii hull. Ja sügisel ma ei ole kindel, aga minu meelest on natukene lahedam see asi, kuna see ei ole nii kitsas periood, see nii-öelda õige periood, siis need hinnad ei ole nagu nii hullud. Lennupiletitest räägiks siis majutusest. Mina broneerisin, hiljem sain aru, et väga klišeelikku ja turistikasse Shinjuku, on õigesti, piirkonda hotelli, et ma reisin siis abikaasa ja 2 sõbraga. Mina olen siis reisiplaneerija
ei ole hakanud ka ära muutma, sest seal on see bussipeatus, Mount Fuji tuur on üsna lähedal, Godzilla pea on lähedal, aga sain aru, et üsna kallis hotell on, et ma leidsin, et Tokyo kohta nagu hea hind, aga nii kui Instagramis ühe Jaapani teemalise klipi vaatad, hakkab sealt tulema, kõik influencerid saadavad ja siis ma sain aru, et ma olen nagu väga kallisse kohta selle hotelli broneerinud, et mida eelistada siis Jaapanis ja just Tokyos, kas hotelli või muid variante ja kuhu siis majutust nagu broneerida, et ei oleks nagu mina, kes läheb sinna kõige rahvarohkemasse ja kõige kallimasse piirkonda. Ma ei ütleks, et see on nii hull valik. Kindlasti saaks võib-olla soodsamalt, aga asukoha mõttes pole hullu. Mina Tokyo puhul alati arvestaks selle rongiliiniga, mis on Yamanote liin, mis on ringliin, see käib nagu kaks, mõlemas suunas ringiratast käivad ja see on nagu Tokyo süda nii-öelda. Ja Shinjuku jaam on selle lähedal. Probleem, või mitte lähedal, vaid üks peatus. Probleem on selles, et Shinjuku jaamas käib kas 1,5 miljonit inimest päevas läbi, ehk et see on väga suur, et isegi kui sa ütled mulle, sa oled Shinjuku jaamas, siis on vaks vahet, kas sa oled lääne suunas, ida suunas, see on täiesti teine maailm, sest see jaam ise on hiiglaslik. Aga kui sa saad sellele Yamanote ringliinile kähku ligi, siis sa oled mugavas kohas. Ja see Shinjuku on just Lääne-Tokyo, räägitakse Ida-Tokyost ja Lääne-Tokyost, et Lääne-Tokyo on nagu nii-öelda uus ja Ida-Tokyo on nagu vana hõnguga. Nüüd, kui süüvida, siis mitte miski sellest ei ole väga vana, sellepärast et teine maailmasõda ja Tokyo pommitamine hävitas selle linna sisuliselt täiesti ära, aga ikkagi see vanem õhustik on seal ida pool ja siis Shinjuku ja see piirkond on niisugune nagu uuem. Ja kui sealt hakata jalutama, siis sinna jõuab kõikidesse nendesse kohtadesse, kust alati võiks käia, et Harajuku ja Meiji Pühamu ja Yoyogi park ja Shibuya, mis on see teine jaam, kus on see suur, see ristmik, mis on alati Tokyo sümbolus ja hästi palju inimesi käib läbi. Et need on kõik seal otse Shinjuku kõrval ja need on tegelikult jalutusdistants, aga samas seesama Yamanote ringliiniga saab ka hästi mugavalt sõita. Nii et see on täiesti hea valik. Teine hea valik oleks, või see kant, ütleme, et see valisid Shinjuku, võib-olla naaberjaam oleks olnud vaiksem, aga see kant on väga hea. Teine on selle sama ringliini teine ots on siis Akihabara, Ueno, sellised. Akihabara on niisugune nagu nohikute ja otakute kohta öeldakse, et kus on sellised nagu veidrad elektroonika, mingid asjad ja nii. Et see on, ja see jääb otsapidi siis Ida-Tokyo kanti, et see on ka tore koht, aga kui sa jääd ringliinile, siis ükskõik kus on hästi. Ja hotellide mõttes, kui turistina minna, siis ikkagi see turistile mõeldud hotell on tõenäoliselt nagu kõige turvalisem valik, aga tegelikult on Jaapanis olemas ka sellised nagu business hotellid, mis on hinna poolest kraad madalamad ja mugavuste poolest ka, et need on kus ärimehed, pintsaklimpslased siis hädapärast väljasõidul nagu öö veedavad, et seal on kõik olemas, et Jaapanis on alati, igal pool on kõik olemas, et aga tavaliselt turist ei leia nagu seda sorti hotelli üles võib-olla. Ja siis kolmas teema on Airbnb teema, kus ma ütleks, et ma ei ole kursis viimaste aegade nagu asjakäiguga, et millalgi, kui see Airbnb buum oli, siis igal pool kaasa arvatud Tokyos, aga siis hakkasid mingid vastumeetmed seal riigi poolt seadusandluses kuidagi hakkas midagi toimuma, ma ei ole sellega täpselt kursis, aga ma arvan, et kui booking.comist leiate mingid variante, mis on erakorter, et Jaapan on nii turvaline koht ja inimesed on nii, kuidas öelda, et seda, et kedagi nagu petta või teha mingi räpakas asi ilusa pähe maha müüa või et niisugust asja nii harva kohtab, et võib suht julgelt niisuguseid riske võtta ja broneerida kuskil omapärases kohas. Rääkisid natuke ühistranspordist, et kuulus JR pass on rongiliikluseks väga mugav, ta on muidugi üksjagu kallis, et kuidas siis ühistransporti kasutada nii, et nagu rahakotile ei hakka? Ma varem hästi julgelt soovitasin seda JR passi, sellega oli niisugune lugu, et see on nagu turistile mõeldud, seda saab ainult välismaalt tellida
ja siis Jaapanis nii-öelda aktiveerida ja siis JR on Japan Railway, et kõik nagu Japan Railway'le kuuluvad rongiliinid siis saab nagu vabalt sõita väikeste erandite ja agadega. Aga nüüd, kui ma hiljuti nagu vaatasin ja kalkuleerisin natuke, siis ma enam nii julgelt ei soovitagi seda, et paistab, et kui sa teed niisuguse klassikalise reisi, mis püsib enam-vähem Tokyo ja Kyoto vahel, sõida Shinkanseni ehk selle kiirrongiga võib-olla paar korda, siis on isegi odavam nii-öelda iga pilet osta eraldi. Kui sa teed päris pika sõidu võib-olla Hiroshimani välja, Tokyost alustades Hiroshimani välja, mitu korda nagu 3, 4, 5 korda sõitad Shinkanseniga, siis on tõenäoliselt see pass soodsam. Aga seal on see nüanss, mida teha on, tuleb osta endale, meil on ka tallinlastel on need rohelised kaardid, on ju, seal on omad kaardid, et sa laed sellele, et iga kord pilet osta arvutada mitu jeeni, mis peatuseni, see on väga tüütu, aga ostad selle kaardi ja siis piiksutad nagu jaama väravates seda ja sõidad vabalt. Ja mis selle versiooni pluss on see, et lisaks, et neid Japan Railwaysi ronge on tegelikult piiratud hulk, lisaks on veel metroo, lisaks on veel teised, eriti kui Tokyost mujale lähed, siis võivad olla täiesti teise ettevõtte rongiliinid, kus sa ei saa seda passi kasutada. Ja siis on vaja alguses, kui sa esimest korda Jaapanisse lähed, siis milline ja et kus, mis, et see kaob täiesti ära, et kui sa selle lihtsalt piiksutad seda juba ette laetud nii-öelda kaarti, et siis sa ei pea sellele mõtlema, et võib-olla nii on lihtsam. Ja kas bussis ka kehtib see kaart? Bussis samamoodi jah, et lihtsalt laed sellele nagu raha ette ja. Internet, kuidas sellega on, et kas tuleb osta kohalik SIM-kaart, on mingi e-SIM, kuidas internetti kasutada? Viimasel ajal on e-SIM on jah, mitu valikut, mida pakutakse, ma ei julge ühtegi nagu äppi või midagi öelda, aga e-SIM on see ja millega viimasel ajal toimetatakse kõige mugavamalt. Et nüüd on see selline avalik internet ka läinud nagu mugavamaks ja paremaks, aga üldiselt on see oht, et lähed lennujaamas, lähed maha, lähed rongi peale, vaatad, seal on avalik mingi internet, palun kasuta vabalt, aga selleks sa pead ennast registreerima, selleks on vaja oma e-maili, mille jaoks on vaja internetti ja siis sa oled seal nagu, et okei, oli küll võimalus, aga samas ei olnud ka võimalus, et ei tekiks seda olukorda, siis e-SIM lahendus. Ja kui internet on olemas, siis saab ka jaapani keelt oskamata ilmselt hakkama, et minust üheks müüdiks on, et Jaapanis inglise keelt keegi ei räägi, kõik sildid on jaapani keeles, et kas peab oskama jaapani keelt või piisab Google Translate'ist või mõnest äpist? Turistina piisab täiesti, isegi vanadel headel aegadel, kui ei olnud Google Translate'i, siis ühesõnaga see osa müüdist on tõsi, et jaapanlased ei räägi inglise keelt. Räägid väga kehvasti, aga see osa, et selle tõttu hakkama ei saa, ei ole tõsi, et nad on väga abivalmis, väga lahked ja leiavad viisid näpuga osutades ja nii, et kuidas aidata. Nüüd valdav osa, kui täitsa kusagile maale ära ei lähe, siis valdav osa jaamade nimesid ja silte on kirjutatud ka ladina tähtedega. Suurlinnades. Nii et ei ole nii, et vaatab ainult Jaapani kirjapilt vastu ja üldse midagi aru ei saa. Et see on üks asi ja veel üks tähtis asi orienteerumisel, et ei peaks teed küsima üldse, on see, et kohe, kui eriti Shinjuku jaamas, kohe, kui sa lähed rongist välja, juba perrooni peal, sa pead teadma, et millisest väljapääsust pääseb sinu sihtpunkti. Ja sa juba perrooni peal vaatad, et väljapääs A1 või A32 on vasakule, mitte paremale ja juba perroonil sa lähed vasakule ja siis kõik need koridorid ja kogu aeg jälgid silte. Igal pool alati on sildid, et hätta ei jäeta, selles mõttes neid silte on üüratu hulk ja need on väga täpsed ja detailsed. Ja siis leiad oma tee, aga kui sa hakkad perrooni pealt, lähed maha kusagil ja siis poole pealt hakkad vaatama, kus miski on täiesti või siis mõtled, et Shinjuku jaam, et ma olen ükskõik mis väljapääsust välja, et jaam on ju jaam, ei täielik kaos, et seda ei tasu teha. Kui rääkida korraks sellest, et millist hotelli valida, siis üks on see tavaline lääne stiilis hotell, nii nagu me seda teame,
aga üks kogemus, mida kindlasti soovitaksin, on traditsiooniline Jaapani majutus, mis on ryokan öeldakse. Ja selle eripära on see, et seal on siis tatamimatid, madrats pannakse põrandale ja niisugune nagu traditsiooniline Jaapani ruum. Kõige parem on, kui selle juures on veel kuumaveeallikas, onsen. Nende puhul tasub vaadata, hinnaklassid on erinevad, aga ka kvaliteet on selles mõttes, et osad on nii-öelda lihtsalt kuuma vee pannud, aga osad on siis, et tuleb mäe seest see päris õige vesi, et selline nüanss on seal. Ja siis saadki niimoodi mõnusasti. Ja siis veel üks luksus, mida võiks nii-öelda samas komplektis siis nagu kogeda, et sellistes kohtades tihtipeale saab ka õhtusöögi broneerida ja see õhtusöök on selline traditsiooniline Jaapani 8 või 12 käiguline, et see Jaapani oma toit, et see on selline natuke kallim, kuigi tänapäeval ei olegi nii kallis enam, aga üks kindlasti nagu kogemus, milleta ei tasu jääda Jaapanis. Et siis lähedki ühesõnaga ryokanni, magad selles traditsioonilises ruumis, käid selles traditsioonilises kuumaveeallikas. Oluline on see, et pesed ennast enne puhtaks, kui vanni hüppad. See on Jaapani komme. Ja siis õhtusöögiks sööda selle imelise mitmekäigulise Jaapani toidu, mis sul ei pruugi isegi nii väga maitseda, aga see on nii ilus, et see on kogemusena ikka väärt. Ja et kindlasti üks selline asi võiks ka reisi osa olla. Mina Airbnb-sid olen natuke vaadanud ja üsna populaarne on selline hästi pikk ja kitsas ruum ja seal on 4 laia voodit kõrvuti, et kui reisiseltskonnas ei ole, ma ei tea, norskajaid, et minu meelest nagu nii naljakas ja äge mõte, et igaüks saab oma voodi, suured, laiad voodid, sest nad on lihtsalt kõrvuti. Et ma olen kohe sellise broneerinud lihtsalt huvi pärast ja eks siis kõrvatropid tuleb kaasa võtta, just seltskond on sest üks asi on see, et ruum Jaapanis ei ole, ehk et kõik hotellitoad, ükskõik kui luksuslikud, nad on tibadillukesed ja vannitoad tibadillukesed ja nii, et sellega peab lihtsalt arvestama, et ruum on palju väiksem Jaapanis alati. Mida üldse kaasa pakkida ja kui kauaks tasub Jaapanisse nii-öelda minimaalselt minna, et nali on Instagramis see, eks ole, et suur kohver ja siis väike kohver ja pass ja pangakaardid, et see on kõik, mis sa pead kaasa pakkima. Kas vastab tõele, et kõike saab koha pealt osta ja see on veel parem ja odavam? Ja vastab jah, suures osas tõele. Nii, küsimus. Jah, et mida kaasa pakkida? Mida kaasa pakkida, mis on juba olemas? Ma ütlen kohe hästi olulise asja ära. Kui sul on mingisugused retseptiravimid, eriti kui need on mingid kahtlased, siis nendega naljalt Jaapani piirist üle ei tasu minna. Samuti, kui sa tarbid mingisuguseid kergeid, kui sa arvad, et äkki petaks piiril kellegi ära, siis ma tuletan meelde, et Jaapanis on endiselt surmanuhtlus ja väga range narkopoliitika. Ja see võib minna ka, et osad meil täiesti legaalsed retseptiravimid Jaapanis on illegaalsed. Ja kui sa ei tee, ma ei tea, kui keerulisi mingit dokumentatsiooni pane valmis mitu kuud ette, siis parem jätta need ravimid koju. Et selline üks nagu ohuasi on, et ravimitega olge ettevaatlikud, eriti illegaalsete asjadega. Aga siis teine nüanss, me siin natukene enne rääkisime intiimsetest teemadest, et kui sul on ikkagi nagu mingid asjad, millega sa oled harjunud naisena või mehena, et siis isegi kui Jaapanis on see kõik olemas, siis sa lähed sinna poodi ja sa näed hulganisti väga võõraid jaapanikeelseid pakendeid ja sa ei leia neid üles lihtsalt. Et see, mis on ikkagi sinu see turva asi, võta need asjad ikkagi ise kaasa. Aga kõik ülejäänu, et Jaapanis on olemas kuni sinnamaani välja, et hotellides nagu standardpakett on, et seal on hambahari ka, nii-öelda ühekordne hambahari koos väikse pastatuubiga ja siis kõiksugu kreemid ja asjad, mida saab sealt siis ka nagu valida iseenesest, et võib käed taskus nii-öelda hotelli minna. Ja inimesed tavaliselt lähevad hulluks selle mõttes küll, et tasub minna tühja kohvriga, et sinna saaks midagi panna pärast juba selles mõttes, et tahad ju osta. Kas me seda
mis me siin omavahel ennem rääkisime, et no ma siis info mõttes, et teema sellepärast, et mina käisin aastaid tagasi Pekingis seljakotirändurina ja siis, kui veel internetitelefonis igalühel ei olnud ja foorumites sai infot, siis soovitati, et naistele, kes kasutab aplikaatoriga tampoone, et võiks kaasa võtta, sest neid ei pruugi igas poes olla, et ilmselt, kus on ekspatide piirkond ja ka kondoomid pidavad lühikesed olema. Et kui on stereotüübid kõik lähevad. Aga et muud asjad ja siis retseptiravimid, siis kas siis retsept peab kaasas olema, et sa tõestad, et sul on... Mitte ainult seda, vaid see peab olema Jaapani kas mingi tervishoiu mingi asutusse saadetud eelnevalt. Ma räägin tõesti, need, mis on a la opioidid või mingid sellised ergutid või siuksed asjad, mis on nagu ravim, aga Jaapanis on see rangem kui Eestis, kõvasti rangem kui USA-s, nii et isegi kui meil tundub see selline nagu, sellega küll ei tohiks olla probleeme, siis see võib olla probleeme ja seda ei saa piiripunktis lahendada ja seda ei saa ka lahendada nii, et sa lihtsalt võtad arsti tõendi kaasa. Et see on mingi terve eraldi protsess, sellepärast ma hoiatan. Aga kui on mingi igapäevane, ma ei tea, ravim, mida krooniline haige peab võtma? Oleneb liigist tõenäoliselt, et tasub isegi Jaapani saatkonda helistada ja küsida näiteks. Et kuidas sellega on, kui see on vähegi spetsiifiline, siis igaks juhuks tasub. Et põhimõtteliselt siis Jaapanis saab osta kõik, et lähed tühja kohvriga, raha on palju kaasas ja ostad siis, kas seal on ka poed, mis on 24/7 avatud? Seal on need convenience store'id, mis on Ameerikas, on neid vist palju, aga Jaapan on teinud sellest terve eraldi nähtuse, et iga nurga peal need on. Nii-öelda Eesti vaste oleks mingi R-kiosk või midagi sellist, aga seal on hästi lai, seal on kõik olemas, mis vajalik. Oluline on see rahast rääkides, tänapäeval küll on kaardimaksed väga tavalised, aga mina vanakooli inimesele natuke ikka ei usalda seda kaardimakse värki Jaapanis, sest veel 10 aastat tagasi sularaha oli 90% tehingutest ja sa võid võtta täiesti niisuguse mõnusa 10 000 pataka kaasa, keegi sul seda ära ei varasta, kui sa just ei pane ennast, ma ei tea, ei otsi üles seda ühte nurga tagust kohta, mis on ohtlik. Et siis sularahaga arveldamine on hästi normaalne. Aga teine asi on see, et kui on vaja välja võtta raha, siis need samad convenience store'id, need 24/7 avatud kohad, seal on tavaliselt pangaautomaat, mis võtab siis igat sorti kaarte vastu versus mingid päris pangad, kus pangaautomaadid lähevad kell 6 õhtul kinni näiteks. Et jällegi, miks sa oled automaat? Sa võiks töötada 24/7, aga see on niisugune süsteem. Aga jah. Nii et sularaha on ikkagi kindlam ja teenustasud, et kui seda sularaha välja võtta, kas on seal? Ma nüüd ei oska täpselt öelda, aga minu meelest need ei ole üüratud, selles mõttes, et see ei ole katastroof, kui sa pead seal sularaha välja võtma ja võimalik, kui lähed ikkagi oma visakaardiga, et see töötab siin ja seal, aga lihtsalt võta sularaha ka ja arvesta, et kui ei tööta, siis saab sularaha veel juurde nagu nendest convenience store'i nagu automaatidest. Mida Jaapanist tasub osta, kas siis suveniirina või praktilise suveniirina, et mida saab siis hiljem Eestis kasutada või kus sa siis elad, et mida sina soovitaks suveniiridena osta? See on nüüd, mina isiklikult, see ei ole suveniir, ma topin lihtsalt Jaapani toitu oma kotti täis, kui terve kohver on täis, niimoodi riisiterakesed kukuvad välja tee peal. Aga nali naljaks, ma lähen lihtsalt tavaliselt nagu toidupoodi ja ostan sealt kõik, mis toorainet, mis annab kaasa võtta. Aga mis see klassika on turistile, mis on nüüd ekstra veel buum ka, on see matša teema. Matša on rohelise tee pulber. Seda kasutatakse ka nagu tseremoonias kasutatakse matšat, aga sellest tehakse igasuguseid maiustusi ja siis need on kõik võimalikel kujudel siis on nagu saada, osad on just sihivad nii-öelda turisti, aga Jaapani oma kohvikutes poodides on ka selliseid maiustusi ja asju, mis on matša põhjal valminud. Et üks on kindlasti see, siis ma alati lähen
Kohe mõtlen, mis selle poe nimi oligi. Noh, Don Quixote. Don Quixote, ja sinna võib ka minna, see on siuke absurdikas koht, aga nii, nüüd mul läheb, ma ei suuda seda öelda. On siuke nagu pudipadi pood, no alates kirjatarvetest, lõpetades keraamikaga ja kõik, mis sinu vahepeal ei Dollari pood. Ei ole, see ei ole ka see. Kas ma guugeldan ja siis alustame salvestust uuesti? Et salvestuse alla on ka nagu info, et paneme sinna selle info. Et aga et selline pood on ja siis just nimelt nagu keraamika on tohutult ilus. Ja need, kes ongi pastakate fännid, käivad, ostavad Jaapanist pastakaid, sest on maailma parimad pastakad. Et on nagu Jaapani oma paber on ja siis on olemas kõik need origami voltimispaberid hästi ilusate mustritega. Et sellised asjad meeldivad. No mina oma otsinguga ehk siis tõesti, et Instagram on hea koht. Mina olen leidnud selliseid naljakaid, samas nagu väga praktilisi asju, et on see kortsumisvastane sprei, seda vist ka Euroopas müüakse, aga kuidagi Jaapanist on nii tüüpiline suuloputusvahendid ühekordsetes pakkides, igasugused joogid, seal on ka küll turgutavad, ergutavad pohmaka puhul, need samad vist need 7-Eleven poed, et hunnik igasuguseid jooke, et kas on ka midagi sellist veel, mida sa soovitaks, et tõesti see on väga hea, väga praktiline. Ja seal kõikidel nendel asjadel tekib sama probleem, et sa pead aru saama, mis see on. Et need väiksed turgutavad joogid, just nimelt pohmakavastased ja nii on hästi head. Lähed apteeki, siis on olemas sellised, Jaapanis on nagu teine ravim, on nagu see nii-öelda ravim ja siis on selline natukene maalähedasem ravim, mis on ülesöömine, kui sul nagu, või kui sul magu kuidagi tõrgub, et siis saad seda, ma viimati ostsin, see on väga hea. Aga noh, ma ei saa öelda, ma ei võta vastutust, kui te lähete Jaapani apteeki ja võtate sealt midagi, ma ei tea, mis te võtate. Et selles mõttes tasub nagu ettevaatlik olla. Aga ja Jaapanis on, kui minna siuksesse seesama Akihabara või sinna kanti, kus on need elektroonikapoed ja nii, mingid asjad on nagu nii-öelda normaalsed, on mobiiltelefonid ja asjad, aga siis tuleb mingi terve kategooria, mis ei teadnudki, et võiks üldse olemas olla, alates erinevatest massaažipatjadest ja värkidest ja seal tasub kindlasti nagu ringi vaadata, et mis seal on, mis võiks rõõmu teha. Aga unetutele on mingid piimajoogid, et mida on pimedas lüpstud, et see melatoniini tase on seal lehmadel kõrgem, et igal juhul seda ma olen ka näinud ja tõesti huvi pärast täitsa prooviks. Ütlen, nii et kõike on ja kõike leiab. Ma ütlen, et see Jaapanis on igale murele ja igale probleemile ja ebamugavusele on lahendus olemas kenasti ära pakendatud. Kõik, mida ei kujutanud ettegi, et pannud tähelegi, et sul see probleem on, aga nüüd, kus sa näed lahendust, mul on jah see probleem. et selles mõttes kõik on olemas, lihtsalt tuleb sukelduda sinna ja vaadata, mis sa leiad. Mida peaks sööma, et saaks seda Jaapani kirjut toidukunsti nautida või proovida, et kõik need sushid ja ramenid ja need on nagu teada, aga kas on midagi, mille puhul sa ütled, et kindlasti proovige seda magusa sõpradele, soolase sõpradele, et mida sina ütleksid, et kui seda pole maitsnud, siis pole Tokyos käinud? Ma ringiga vastan, aga mul tuli ka klipp meelde, Anthony Bourdain ütles, et Jaapaniga on see nagu müstiline asi, et ükskõik milliselt maailma otsast nagu tippkokalt küsid, et kui sa peaks elu lõpuni sööma ainult ühe riigi toitu, mis riigi toitu sa siis sööks, siis kõik maailma tippkokad vastavad Jaapan. Ehk et ja Jaapani võlu on see, et jaapanlased oskavad teha maailma parimat Jaapani toitu, aga nad oskavad teha maailma parimat Itaalia toitu, maailma parimat Prantsuse toitu ja nii edasi, et nad on lihvinud iga toidu teema nagu peensusteni täiuslikuks.
aga ja sellepärast üks viis, kuidas nagu Jaapanis reisida, võibki teha nagu gurmaanina niisuguse toidureisi, et noh, sushi puhul on täiesti 2 eri kategooriat, kas sa lähed sellele kaiten sushi, mis on ringi ratast käib, selline, see on niisugune odav ja vahva ja omaette tore kogemus, aga siis on see, kus sa istud ja kokk sul silmade ees teeb seda. Sashimi on selles kategoorias, et see on see ainult see toore kalalõik siis ilma selle riisitumaga sülge voolama, kui ma räägin sellest. aga et siis, aga lisaks, kui te kõnnite tänaval ja näete, et mingi kahtlane järjekord on mingi räpase poekese ees, siis võtke järjekorras positsioon. et siis on tõenäoliselt see näiteks mingi väga maitsev raameni koht, et kõige maitsvamad raamenid on hästi räpastes urgastes tihtipeale. Ja lisaks need nuudleid on hästi eri liiki, eks ole. Kui minna Osaka kanti, siis seal on see nii-öelda kapsapannkooke, okonomiyaki, millest räägitakse, aga tegelikult igal pool saab kõike süüa, et aga Osaka on selle poolest kuulus. Hiroshimas vist on oma kapsapannkooke, seal on veel võitlus, et milline on õige kapsapannkooke, et see on terve teema. Aga magusasõpradele, mida peaks kindlasti proovima? Magusasõpradele. Ma räägin nagu enda eest, et... kes eksperimenteerivad, magusasõpradega kes eksperimenteerivad, siis ühesõnaga on terve eraldi magusa kategooria, mis wagashi ehk Jaapani magus. Selle vastandub siis nii-öelda lääne magus. Lääne magus on see kõige, mida me tunneme, keeksid ja šokolaadikommid ja nii edasi, mida nad teevad ka perfektsuseni. Aga see on see wagashi, mis kus on jälle terve kunst, et kuidas seda õppida ja teha, aga lihtsamad asjad, kas või oamoosist tehtud mingid, kõik asjad sisaldavad oamoosi, et kui sulle see ei maitse, siis on väga halb, kui maitseb, siis on väga hea, sest sa ei pääse sellest. Et oamoos ja siis riisijahust tehtud, mochi, vaat Eestis on ju ka teada mochi, et nagu nätske ja veniv riisijahust asi, et mingid sellised kombod ja nende kõigi kokku käib. Kui see kohe ei maitse, siis tuleb juua kõrvale head rohelist teed ja vaadata kaunit Jaapani aeda. Ja siis kogu see kombo ikkagi nagu maitseb. Et see hästi oluline on Jaapani puhul just see, see on universaalne, aga jaapanlased kuidagi hästi rõhuvad sellele, et küsimus ei ole ainult selles, kas on magus või väga magus või soolane või nii, vaid küsimus on, milline ta välja näeb. Küsimus on see, kuidas ta suus, kas ta on krõmpsuv või ta on nagu limane natuke või ta on see, et sa naudid nagu kõiki neid tekstuure ja siis sa naudid seda lauda, mille taga sa istud ja siis sa naudid seda vaadet ja neid kausse, kuhu see on asetatud, et see on nagu osa sellest maitseelamusest, mida ei tohi nagu kõrvale heita. Aga jällegi matša jäätis on see, mida jällegi on nagu huvitav kogemus võib-olla. 200 sorti KitKati. KitKat just, see läks Jaapani, see KitKat, KitKat oli ju, ma ei tea, Ameerika firma või mis firma see on, ta läks Jaapanis ja siis kuidagi Jaapanis nad said aru, et okei, kui me teeme matša jäätist ja oamoosi jäätist ja veel mingi erinevate Jaapani maitsetega, mitte jäätist, vabandust, šokolaadi ja KitKati, et siis see läheb hullult hästi peale ja lähebki. Samas, kui ma nagu maitsen, siis nad on kõik käis lõpuks suhkrumaitsega. Et ei olegi, et mis sinu lemmik on või mida peaks kindlasti proovima? Võib kõiki proovida, et siis, aga mina läheks alati selle luksuse poole, ma läheks meisterlikkuse poole, et kui vähegi seda nagu kokakunsti saab proovida, siis. Eelmine aasta sa tegid workshop'e ka nagu, et Jaapani kultuuri ja reisimise kohta ja toitude osas sa ütlesid, et praktiliselt kõik on nagu kalaga seotud, et isegi kui toit ei ütle, et seal on kala, siis ta on kalapuljongis valmistatud, et mida saab süüa vegan Jaapanis, kes ei tarbi ühtegi loomset toiduainet? Turvaline on minna kas Itaalia restorani ja võtta endale pizza margarita või minna India restorani ja võtta siis mingi vegan, mingi karri. Või siis otsida kindlasti on välja guugeldatavad mõned üksikud vegan restoranid, siis võid kindel olla. Aga muidu piimatooteid Jaapanis traditsiooniliselt ei sööda eriti, nii et ka Jaapani toidukunstis sellel ei ole kasutust.
pigem on tofud ja siuksed asjad. Jaapan petabki ära sellega, et ta tundub nagu hästi vegansõbralik, sest tofu on Jaapan. Veel kõik, veel mingi vetika teema, kõik Jaapan tundub nii vegan, aga nad ise panevad selle kõik lihakastmesse, kalakastmesse ja nii edasi, et nad maitsestavad seda niimoodi ja sa kunagi ei tea, et tavaliselt on asi kalakastmega. Kui nüüd Jaapani videosid vaadata, siis tundub, et kõik on pakendatud. No tõesti, et nagu suuloputusvahend, see ühekordne lonks on ka ilusti paki sees. Samas olen kuulnud, et prügikastidega on kitsas, et pole nagu seda prügi kuskile visata, et kõik on pakendatud, kuhu siis prügi visatakse, sest Jaapan tundub väga puhas või on see ka müüt? Kuidas olukord on? See ei ole müüt, Jaapan on super puhas ja ma arvan, kui minna Tokyosse, siis see on üks šokimoment, et kuidas saab üks maailmalinn olla esiteks nii puhas ja teiseks nii nagu, kuidas öelda, kõik on nagu süsteemis, keegi kellelegi kuklasse ei hinga, kõik on nagu ära organiseeritud. Ja see prügimajandus on ka ära organiseeritud. Esiteks Jaapanis on väga tasemel prügisorteerimis. Esiteks tuleb kodus sorteerida, aga teiseks, mis selle prügiga pärast juhtub, see on nagu Eestist nagu mägede kaugusel. Et selles osas võib natukene tunda ennast võib-olla turvaliselt, ka kui mõelda keskkonnale, et teada, et jaapanlased sorteerivad ja see prügi taas kasutatakse ära ja nii. Aga mis pakendamisse puutub, siis Jaapan on kinkimiskultuur ja vormikultuur. See tähendab, et kui sa midagi, kas või see võib olla šokolaad või ütleme küpsised, et siis eelkõige see peab hea välja nägema, see peab kinkimisvääriline välja nägema ja see teeb sellest pakendist palju olulisema asja, kui see sisu isegi on. Kui seal on veel teine nöös, mis on see, et Jaapan on hallituse ja niiskuse maa, et see kliima on selline, et sa peadki võib-olla iga selle küpsise pakendama eraldi kuidagi kindlalt, et sellega midagi ei juhtuks. Aga siis minnakse nii-öelda liiale, et ostadki kaubamajas neid küpsised, iga küpsis on oma kilepakendis, siis nad on plekkarbikeses, mis on ilus, sellele volditakse ümber paber ja siis sellele pannakse kinkekott ja siis sul on valmis, siis sa saad selle kellelegi üle anda, et see on nii-öelda ilusa kujuga. Aga kui see prügi nüüd vanasti oli nii, et iga asja, mis ostsid sealsamast convenience store'ist, sa said alati automaatselt kilekoti, kuhu pandi kas või see üks kaup pandi alati väiksesse kilekotti. Nüüd küsitakse või vist osad isegi see on võib-olla tasuliseks läinud, et siuke muutus on vahepeal toimunud. Sa võid öelda, sa ei taha kilekotti, aga samas see väike kilekott on tihti vajalik, sellepärast sa pead selle sama prügi endale koju viima. Nii et kui sa ostad selle riisipalli, võtad sealt need kiled asjad ümbert ära ja sul ei ole prügikasti, siis sa kasutad seda väikest kilekotti, millesse see prügi panna. Praktiline, et nii nagu Eestis varem oli, eks ole, et iga asi ka pakiti Selveris sinna väiksesse kilekotti, aga Jaapanis ongi see nagu prügikotina mõeldud. Just, kas nüüd mõeldud, aga see nii-öelda topeltkasutus, et sul tegelikult ei ole midagi teha selle prügiga, kui sul ei ole, sest sa saad selle kodus ära visata. Või siis nii-öelda hotellitoas on ja nendes convenience store'ides tavaliselt on olemas prügikastid, aga nii, et iga tänavanurga peal oleks, et seda ei ole. Mida veel peaks teadma, ütleme siis eestlane, et meie kultuur või mis ei sobi Jaapanis, et olla turist, kelle puhul nad vaatavad, et otse viisakas turist, et mida veel peaks teadma? No üks asi ongi, mul on kuidagi mälupilt 10 aastat, ei rohkem, 15 aastat tagasi ma olin Jaapanis ja mingid eestlased tulid ja puhas perroon, oleks võinud visata sinna pikali lihtsalt niimoodi, nii puhas perroon oli ja õhtul vist tulime kuskilt õllelt ja tal oli sigaretipakk ja seal on see väike kile ja me olime seltskonnas, et siis ta võtab selle kile ära ja siis lihtsalt poetas selle maha. Ja siis ma vaatasin, kuidas see üks prügi, kui mitte ühtegi teist prügi ei ole, et see nägi eriti õnnetu välja. Ehk et üks asi on nagu see teema, aga üks oluline asi on näiteks järjekorras seismine, et tuleb märgata, et peaaegu igal pool moodustub järjekord. Tihti ei ole aru saada, kus see moodustus, sest see on kuidagi
see ei ole siuke rüselemine, vaata. Et aga et kui sa lähed rongi peale, siis on perroonile tavaliselt joonistatud kohad, kuhu võiks hakata moodustuma järjekord, kus sa tead, et see rongi uks peatub just seal, siis külgedel on järjekord. Kõigepealt lastakse mass inimesi rongist välja ja siis külje pealt järjekorras sa lähed. Isegi kui tundub nii, et see eelmine inimene natuke nagu kohmitseb, siis sa ei lähe temast mööda, et kuule, et vaba ruum on ju, vaid sa ootad järjekorras. See on üks asi rongi etiketist veel nii palju, et mobiiltelefoniga rääkimine või üldse vali rääkimine ei ole sobiv näiteks hommikuses rongis. Kui sa lähed kell 10 õhtul rongile ja sa tunned siukest nagu alkoholihõng üle kogu vaguni ja inimesed mulisevad, et siis võid ise ka muliseda, aga et vahepeal on siuke nagu rongi vaikus on oluline. Siis ja see füüsiliselt võtta vähe ruumi, see on eurooplasele raske Jaapanis, sest jaapanlased on nii palju väiksemad, aga see, et nad võtavad nagu, see ei ole ainult suuruses küsimus, vaid hoiakus, et sa ei laia oma asjadega, on ju, et sa võtad võimalikult vähe ruumi ja kogu aeg arvestad naabritega. See ei tule, seda on vaja harjutada, see on raske, sest nii palju inimesi on. Ja siis nuuskamine ei ole viisakas, ninalöristamine on okei. Söömisel luristamine. Luristamine, sa ei pea seda nagu, see ei ole nüüd niimoodi, et jaapanlased hullult luristavad nagu siuksed, et aga lihtsalt, kui see juhtub, sest sa võtad need raamen nuudlid võtad, on ju, ja siis sa tõmbad need suhu, et sellest tekib nagu luri, nagu sa ei pea rõhutama seda ekstra. Aga siis jalanõude ja sokkide teema. Jaa, väga hea. Aga ma enne ütlen veel ühe asja, enne kui meelest ära läheb. Pulki ei pane püsti toidu sisse. Nagu tekib kiusatus. Seda mina alati mõtlen, kes niimoodi teeb, et miks peaks keegi panema? See on nii mugavad. Püsivad püsti. Miks peaks panema? Et pulgad paned, on kas pulkade alus või sa paned lihtsalt kausi servale niimoodi kõrvuti 2 tükki. Et aga jah, püsti see tähendab, see on surmaga seotud teema. Aga jalanõud sokid, see on hea märksõna. Kui sa näed, et on ruumis, nii et sa astud ruumi ja siin on madalam osa ja siis tuleb siuke jõnks ja on kõrgem põrand järsku. Ja see kõrgem põrand on tavaliselt kas puust või eriti kui see on tatamist, aga isegi kui on puust, siis tõenäosus on, et selles madalamas osas pead jalanõud ära võtma. Ja sulle antakse kas sussid või midagi, et seal kõrgemas osas siis edasi liikuda. Oluline on see, mida ma ise kunagi olen teinud, et kui sa siis mõtled, et see on siuke hea väike aste, et ma panen oma varba sinna peale, kui ma paelu seon. Ei, et see, kes on puhas ala, kuhu sama musta jalanõud nagu üldse ei pane. Et see on üks, siis on vetsu, sussid on terve eraldi teema, et hotellides sa võid leida sussid, mis on ainult vetsu jaoks. Isegi kui vets on 1 ruutmeeter suur, siis sa võtad oma toasussid ära seal ees, paned vetsusussid jalga, pöörad, istud püsti, vetsusussid nii ja siis, et sa ei jalutaks nende vetsusussidega uksest välja, et see on ka vaja meelest pidada, et ei ole hea mõte. Enne natuke rääkisime müütidest, mul nüüd tuli meelde, et see peamine müüt on, et Jaapan on hirmus kallis, ometi kõik sinna lähevad, et kas vastab tõele, et Jaapan on kallis? Enam ei ole, et see kõik on ainult jeenikursiga seotud, vanasti jeen oli väga kallis, nüüd jeen on väga odav. Nii et praegu on parim aeg Jaapanisse minna. Eestlased pole kunagi olnud nii rikkad kui nüüd Jaapanis. Jah, ja väljas söömine on odav ja majutus on tegelikult ka odav, et kõik on meie jaoks praegu väga soodne. Kas mingid lisakulud veel tekivad? Kas mingi viisa tuleb taodelda Eesti passiga või on see lihtsalt selline elektrooniline? Seal peaks olema, turistile on, jälle peab üle vaatama, ma ei anna pead, aga vanasti oli 3 kuud viisavaba, et ei pea midagi nagu tegema, lihtsalt COVID ajal seal oli muudatused, aga nüüd peaks olema kõik taastunud nii nagu vanasti. Ja mis peaks olema lennupiletid, kindlustus kindlasti? Kindlustus kindlasti ja see haiglasüsteem on nagu väga hea ja mugav. Ainus, kui tõesti juhtub jama, siis nüüd oleks vaja jaapani keele oskust. Et parem mitte sellesse jamasse sattuda, et see teeb elu keeruliseks küll. Aga
mis võib-olla võib veel nagu üllatada või natuke hirmutada ongi, et transport tundub kallis, aga ta on lihtsalt nii mugav ja noh, ta on seda väärt nii-öelda, aga et see transpordikulu on ikka kopsakas lisaks lennupiletitele on ju Jaapani siseselt, eriti kui võtta need kiirrongid, et siis No Jaapan, minu arust on tõesti, ma ei ole veel käinud, aga juba minu peas, et see Jaapan on kuidagi, seal on kõike, see on nii suur, kõik see nunnukultuur, et meil, ma ei tea, muumid isegi ei võrdle nagu terves Euroopas sellega, mis on Jaapani, kõik need Hello Kitty'd ja muud tegelased, kassid on raamatutes põhitegelased, et millest huvitav tuleb see, et ülejäänud maailm seda Jaapanit nagu nii fännab, et ta on nagu ajalooliselt seal on sõjad olnud ja karmid asjad juhtunud ja ometigi Jaapan on kuidagi selle mineviku kuidagi, oli mis on, aga vaadake, meil on kõik nii nunnud ja meil on Shiba Inud ja meil on sushi, et mis sa arvad, millest see tuleb või mis see Jaapani fenomen on, et sina oled seal elanud, käinud palju kordi, sul on pool Jaapani pere, eks ole, et millest see Jaapani fenomen tuleb? See on mitu nüanssi ja see on tõsi, et esiteks mitte kedagi ei jäta Jaapan nagu külmaks, mitte keegi ei tule tagasi sealt, et oli kah, et kõik tulevad, kas nad armastavad või siis mõned vihkavad, või midagi, aga tugevad tunded alati, mitte kellegi jaoks ei olnud nagu neutraalne. Ja see fenomen on seotud mitme asjaga ajalooliselt, geograafiliselt, saareriigi inimesed on alati natuke kiiksuga, sest neil on omapärane, neil on oma kujunemise asi, aga Jaapani ajaloos on veel siuke huvitav lõik 200-300 aastat, kus nad sulgesid ennast välismaailma täielikult. Ja tegelikult sellest ajalõigust tekkisidki need kunstid näiteks, mida meie nii kõrgelt hindame nüüd. Et nad seal sulgesid ennast, elasid omas mullis, suhteliselt hea elu oli ka, et sõdasid ei olnud ja nii. Ja siis hakkasid arenema kõik need luuled ja tseremoonia asjad ja mingid nagu võitluskunstid, värgid, kõik see läks hästi ja maalikunst ja kõik. Ja ka need nii-öelda omapärased kombed. Ja siis, kui Jaapan jälle nagu avanes nagu ülejäänud maailmale, siis oligi nagu see kontrast, et mis oli see nende traditsioonilise paarisaja aasta jooksul kujunenud, siis tuli see hull lääs tuli nagu peale suure hooga hästi kiiresti ja siis selle sümbioos tekitas mingi täiesti oma liiki nagu asja, mida mitte kusagil mujal ei ole. Et see on nagu siuke natuke veider abstraktne seletus, aga ja aga minu isiklikult alati ma mõtlen nagu jaapani keele kaudu asjadest, kui rääkida jaapani keelt, siis on juba aru saada, kuidas see mõtlemine on niivõrd teistsugune kui siin Euroopa keeltes mõtlevad inimesed. Seal on alates sellest, et lause alust ei panda või et sõna mina on 5 tükki, mis tähendab, meil on mina on üks kindel asi, on ju. Ja see hästi palju peegeldab kultuuris, omavahelises suhtluses, seal on viisakus keeletasandid, alati on hierarhia, et kes kus. Ja juba see moodustab kokku sellise kompoti, mis jällegi väljaspoolt tulijale, see on kõik nii, mitte kusagil mujal ei näe seda. Ja nüüd on võimalik seda Jaapanis kogeda. Ja ma arvan, et see on nagu see osa fenomenist. Jaapan ei karda, et need lääne turistid nagu üle võtavad või tulevadki kõik täpselt seda tarbima, eks ole, seal on ju ka Disneyland ja Harry Potteri mingi maailm, et mis on ju ka Euroopas ja Ameerikas olemas, et kõik need lääne turistid tulevad ja äkki teevadki rumalusi ja loobivad prügi maha ja rikuvad selle autentse ära, et kas nad ei karda seda või see riik on ikkagi nii suur ja nad suudavad hoida seda tasakaalu? Seal nüüd on tekkinud nagu probleemikohti just viimastel aastatel, sellepärast et Jaapan muutus taskukohaseks. Nii et neid turiste tuli hooga hästi palju rohkem, tuli ka Hiina turiste ja lääne turiste samamoodi ja seal eks nad torisevad mingites piirkondades, nii nagu Eestis. Kui sa vanalinnas elad, siis sulle väga ei meeldi võib-olla, et see kruiisilaev jälle tuleb. Et aga
Jaapani see, mille poolest Jaapan on tuntud jälle, on see omotenashi ehk külalislahkus, et see, kuidas panna külaline ennast tundma, et see on jaapanlaste jaoks nagu uhkuse asi. Ehk et Jaapanis olemise kogemus on tavaliselt 99,9999% juhtudest on ainult väga meeldiv, ainult väga viisakas ollakse sinuga ja jah. Rõõm kuulda, et keda huvitab rohkem Tokyo kohta, siis Maarja raamat Minu Tokyo on veel olemas, on ka Maret Nukk Minu Jaapan kordustrükina olemas, nii et rohkem täpsemat infot saab raamatust lugeda ja ma tänan sind, Maarja, et sa andsid nii palju praktilisi nõuandeid esimest korda Jaapanisse minejale. Loodan, et kuulajatel oli ka huvitav ja sai küsimusi just selliseid praktilisi asju, kuidas reisima minna. Aitäh sulle! Aitäh!